siin öeldakse, räägitakse meile söögi alla ja söögi peale demokraatiat niimoodi, et ei jõua ära kuulata, siis tegelikult see, mis meil praegu on, see ei ole ju päris demokraatia, mis meil riigis kehtib. Demokraatia ei ole ta üldse, eks. No, demokraatia on ikkagi laiem ring inimesi, saab otsustada need asjad üle, mis on, nagu toimuvad ühiskonnas. Aga meil, ma ei teagi, kes otsustab ausalt öeldes. Mõnikord otsustab Riigikogu, aga mõnikord tuleb see kuskilt sealt mujalt, see otsus valitsusest või? Kusjuures valitsus tervet ühiskonda nii-öelda, kuidas öelda, muutvaid või terve ühiskonna kohta käivad otsused ei saakski valitsus teha, sest valitsus on ju sisuliselt ikkagi täidesaatev võim, eks. Et see on juba, siin samas on juba nagu see riigivanker on nagu kraavis sellega. Sest nagu ilmselt Riigikogu vist peaks olema kõrgem võim veel isegi, et nad saaksid valitsuse käest selle õiguse ära võtta, et neid otsuseid teha või määruse, mis ta teeb. No põhiseaduse järgi, kuidas seda nüüd võtta, et kõrgema võimu kandja on rahvas, eks ju, aga ühes eelmises põhiseaduses 1920. aasta omas oli konkreetselt kirjas, et võim on rahva käes. Oli selline sõnastus. Väga hea, et seda... Ja ma just üks päev siin alles uurisin selle kohta natukene põhjalikumalt ja vaatasin, et selline sõnastus, eks ju. Et siis võib-olla oli tõesti see võim nagu rahva käes ka siis päriselt. Rohkem, jah, populistlik ja selles suhtes, et ju esimeses põhiseaduses ja siis ka selles järgnevas vabadussõjalaste põhiseaduses ja seal oli igal pool ju see, millest me siin rääkima pidime, et otsedemokraatia klausel oli seal sees ju täiesti. Selle Eestis lõpetas selle klausli ära Konstantin Päts vist kuskil 35. aasta sügisel, ma seda kuupäeva nüüd täpselt ei tea, oma dekreediga ta hakkas dekreete välja andma, käske, presidendi käske midagi täitma, mis ei vastanud muidugi põhiseadusele ja et ühistas selle otsedemokraatia või rahvaalgatuse ära. See oli Eesti esimeses põhiseaduses ja vist ka järgnevates põhiseaduses oli paragrahv 31 oli see. Ma loen selle siin ette, rahva algatamise korras on 25 000 hääleõiguslikul kodanikul õigus nõuda, et seadus antaks, muudetaks või tunnistataks maksusetuks. Selle kohane nõudmine antakse välja töötatud seaduseelnõuna Riigikogule. Riigikogu võib eelnõu seadusena välja anda või tagasi lükata. Viimasel juhtumisel pannakse eelnõu rahvale ette vastuvõtmiseks või tagasi lükkamiseks rahva hääletamise korras. Tunnistab rahva hääletusest osavõtjate enamus vastuvõetuks, omab see seadusliku jõu. Ja seal oli lisaks veel üks paragrahv, mis siis või jah, ühesõnaga, kui rahva ja Riigikogu otsus läheb vastuollu omavahel, siis saadetakse Riigikogu laiali. Ja, et see oleks nagu see, kuhu poole minu arvates peaks Eesti riik kuidagi nagu siin püüdlema või vähemalt rahvas. Aga sest otsedemokraatiast üldse, et see on nagu selline praegu paragrahvi jutt, aga sa oskad nagu kirjeldada, et mis asi see otsedemokraatia on siis võrreldes selle demokraatiaga või üldse nende teiste riigikordadega, mida meil siin maailmas öeldakse, et need ongi ainult võimalikud lahendused. Jah, selles mõttes, et see, mis meil on, et see ei ole nagu üldse demokraatia. See on nagu isegi kui seda mitte, et valitsus ja otsuste või hullem on veel, kui isegi mitte valitsus ja otsustavad, meil on ka niimoodi, et ametnikud ise hakkavad midagi tegema lihtsalt ja ongi olemas, eks. Nagu näiteks selle kaamerate panemine nagu sõiduteedele. Et see riigikord, mis meil on, see on selline, valitakse parlament ja see on poliitiline oligarhia. See on sisuliselt väheste valitsus, et valitakse siis see 100 inimest ja need siis nagu sisuliselt valitsevad, kui nad kõik seadused võtaks vastu Riigikogus. Ja see demokraatia, et see on oligarhia üldiselt, see 100 inimesest ilmselt jääb vist natuke väheks, et seda nagu demokraatiaks kutsuda, eks jah, veelgi enam, et seal see kõik see otsustuse mehhanism ja seal ei ole nagu ülejäänud inimestel nagu midagi nagu eriti midagi teha ei ole, et
selles suhtes. Otsedemokraatiaga on muidugi selline lugu, et no lähtume Šveitsist, et Šveitsist on see kõige rohkem nagu seda kuulda olnud ja see tuli sellest, et nagu rahvas kogunes rahva koosolekul seal, aga siis rahvast tuli nii palju, et elanike arv kasvas, et koosoleku enam ei, no vist 2 kantonis käivad siiamaani vist avalikud rahvakoosolekud, kus otsustatakse asju. Kas ta oli vist Opvald või mis pisikesed pool kantonit ja poliitikud hakkasid ka nagu noh, kuidas öeldakse, tegema asju nagu siin Eestis, et mida nagu keegi eriti nagu ei taha näha. Ja siis esimesena otsedemokraatia nii-öelda tööriistana tuli ju see referendum, et kui inimestele miski asi ei meeldi, siis teatud hulga inimeste juures, kes oma meelepaha otseselt väljendavad, siis selle otsuse vastu, siis see otsus pannakse rahvahääletusele. Poliitikute otsus, sellest tuli see, et kui poliitikud teavad midagi, mis rahvale ei meeldi ja kui seal on teatud hulk inimesi, kellel ta ei meeldi, no see on nüüd allkirja andmisega, et nad annavad allkirja, et neile see ei meeldi, siis pannakse see küsimus rahvahääletusele, see on referendum. Ühesõnaga, see ei ole rahvaalgatus, see on 2 ise asja, üks on selles paragrahvis on nad kokku kirjutatud siin 31. Ma ette lugesin, aga Šveitsis ja tehakse selget vahet referendumi ja rahvaalgatuse vahel. See ei ole rahvaalgatus, see on referendum. Ja see on see, et selle asi, mis rahvahääletusel pannakse seadus või muudatus või eelnõu või no see võib kõik olla, see võib olla valmis seadus, see võib olla eelnõu, see võib olla noh, seadus, mis on ennem kehtinud, see oleneb, kuidas see referendumi korraldus on tehtud. See on juba ennemalt olemas. Seda rahvas ei koosta, see ei ole rahvaalgatus, rahvas ei koosta seda. Seda on kas siis valitseja koostanud, on siis see parlament koostanud, on see siis rahvusvahelised lepinguga kuskilt tulnud, see on olemas olnud ja siis selle saavad inimesed panna rahvahääletusele. Et siis nagu selle hetkelise olukorra muutmiseks nagu teha midagi, mitte uut asja luua. Hetkelise, tema on nagu olemas oleva olukorra säilitamine. Nemad ei saa seal midagi muuta, ei paremaks ega halvemaks, aga sellest on see tulnud. Ja minu meelest Eestis võiks see asi nagu suurepäraselt töötada. See ei oleks ohtlik ega midagi. See peaks olema ja see õigus peaks olema ja see peaks töötama. Et kui miski asi rahvale ei meeldi, siis pannakse see rahvahääletusele, kui ta kogub piisavalt vastu hääli. Ja muidugi neid asju siin, mis rahvale ei meeldi, on siin oi, neid ainult tehtud ongi. No. Aga oskad sa tuua mõnda näidet, et näiteks nüüd võtame mingisuguse suvalise asja, ise mainis seda kaamerate teemat näiteks, et nüüd valitsus võttis vastu selle seaduse, et kõik on seaduspärane ja kõik on okei. Et mida, kui meil nüüd kehtiks see sama süsteem, mis on siis Šveitsis või siis nagu seal 1920. aasta seaduses, et kuidas see mehhanism siis praegu nagu töötaks, et mida see rahvale annaks, kui meil oleks praegu see jõupositsioon olemas ja me saaksime hakata seda kasutama? No rahvale annaks selle kõigepealt, et selle teadmise, et neist ka oleneb midagi. Et nemad on ka midagi. Et nende teadmised on midagi, nemad on midagi, nende arvamus on midagi, nende arusaamine on midagi. See kõik on ju praegult mitte midagi. See ongi mitte midagi. Mis nad arvavad, see on mitte midagi, mis nad teavad, see on mitte midagi, mis nad tahavad, see on mitte midagi. Nemad seal otsustavad, eks. See on nii ju meil Eestis. See on nii nagu Venemaalgi, ega seal ei ole vahet. Ja siis tuleb siit üks väga halb asi veel juurde, nagu Venemaal. Kui neist mitte midagi ei ole, ei nende arvamusest, ei nende tahtest, ei nende teadmistest, ei nende kogemustest, rahva mitte midagi ei ole, siis neid ei huvita enam mitte miski. Täpselt. Neid ei huvita. Ja siis nad on lollid nagu lauajalad. Ongi kõik. Ma kahtlustan, et see on üks eesmärk. No üks on muidugi see, et võim oleks selle ladviku käes, aga teine asi ongi see, et tõesti, kui sa otsustada ei saa millegi üle, miks sa peaksid muretsema? Miks sa peaksid huvi tundma? Miks sa peaksid lugema seda raamatut, kus räägitakse demokraatiast ja rahvahääletusest ja rahvahääletusel panemisest ja nii ja teistpidi?
kui sul seda võimalust mitte mingit ei ole, kui see on nagu utoopia saar siin, sa ei loe ju seda. Aga kui see mehhanism oleks meil olemas, siis oleks nüüd see, et oleks vaja mingi teatud arv inimesi, kes siis koguksid allkirjad kokku, oletame siis, ma ei tea, on see 20 000, on see 50 000, mis iganes arv see võiks olla? No kui ma eile siin näitena tahtsin tuua, ütleme, Šveits, eks, no Šveits on liitriik, eks, Šveits on Euroopa Liit ise, eks, teises kujul. Šveits koosneb kantonitest, seal on 26 kantonid, muidugi kui veel täpsemaks minna, siis nendest 26-st on 6,5 kantonid ja no ma ei jõua neist kõigest rääkida, eks, neil on kõigil oma nimed, neil on kõigil saksa keeles oma nimed, on prantsuse keeles oma nimed, neil on kõigil oma seadused, oma põhiseadused, neil on oma seadusandlus kõigile, nad on rohkem iseseisvamad kui Eesti Euroopa Liidus, eks, väikeriigid. No Zürichi näitel, eks Zürich on selles suhtes hea, et see elanike arv on umbes Eestiga üks ja sama, et seal ma vaatasin, elab kuskil 1,6 miljonit ja hääleõiguslikke Šveitsi kodanikke on vist 1,1 miljonit, et seal on, no see Šveitsis see kodakondsuse teema on kõik teistmoodi, et seda me ei hakka siin rääkima ja siis selle leiab kergesti üles, kui saksa keelt oskad, eks. Lööd Google'i või selle võtad DuckDuckGo, lööd sinna sisse kanton Zürich. Kanton Zürich, no kanton on lihtsalt tuleb sõnast kant või noh, see on sama sõna, mis meil kant tuleb, sealt kandi mees, eks sealt on nagu siis koha nimetud või noh, piirkondlik haldus tulnud kanton Šveitsis, kanton Zürich, sealt tuleb välja nagu neil on see referendumi sensus on selle inimeste arvu peale, selle 1,1 miljoni peale on ainult 3000 inimest. Et kui 3000 inimest on rahulolematud selle asjaga, selle otsusega, mida võimud teevad, mida teeb nende esinduskogu, kus on 180 tüüpi, kui nad sellega rahul ei ole, siis nad võivad panna selle kantonisse rahvahääletusele, kui 3000 inimest ei ole rahul, siis pannakse rahvahäälet võib panna ja siis peab panema, see on seadus, sa pead panema. Ja kui see rahvahääletus siis otsustab või otsusta, siis on kõigi, noh, see on nagu kõige vägem otsustada, keegi ei tea, kuidas nad otsustavad, aga noh, võib ju küsitlusi teha, aga vähemalt 3000 on. Ja siis, kui meil oli siin see EKRE ja Keskerakonna vist valitsus vist oli, nad olid Keskerakonnaga koos vist. Siis kui nad seda perekonna teema ja siis neil oli mingi komisjon, kes hakkas ka töötama mingid ettepanekud Eestile, noh ka referendumi ettepanekud ja siis noh, ma helistasin ja küsisin, et noh, palju see allkirjade hulk peab olema, siis oli mingi 450 000 oli seal vist. No saad sa aru, teistel on 3000 ja neil on 450 000, eks. See tähendab isegi, kui sa vastu võetaks, siis Eestis mitte kunagi, mitte keegi kogu seda sükest allkirjade hulka täis. See on päris keeruline, jah, me ju kunagi ka siis, kui me selle krooni eest seisime ka, siis kogusime allkirju Anti Poolametsaga ja teistega, me saime 10 000 kokku. Noh, muidugi digiajastul on natukene teine, et kui on väga sükene põletav küsimus, siis võib-olla saab kokku ka selle 40-50 000, aga no tõesti, see 3000 on müstiline, sest 1920. aasta Eesti põhiseaduses oli vist 20 000 äkki või? Ja siis oli rahvaarv... Siin oli, ma ju lugesin selle ette, palju siin oli ju. Ja. Kas ta oli 17 või 25 vist oli? Või 25. 25 oli 25 000. Jah, 25 ja mitte 20. Ja nad rakendasid seda. Ja kasutati, jah, tõesti. Korra kasutasid, kui tekkis küsimus, et see Eesti võimud või see parlament seal, sinna sattusid ka, ütleme, suhtkot siuksed roosad inimesed, eks, nagu praegult ja siis nad hääletasid maha usuõpetuse Eesti koolis. Ja siis koguti allkirjad, saadi need allkirjad kokku, need oli üle 25 000, pandi hääletusele, kas oli 20. või 21. aastal või kuskil seal päris alguses. Ma olin kirjutanud siin selles raamatus, aga ma ei leia seda kohta ülesse. See läks läbi see
rahvas otsustas, et koolis saab olema usuõpetus Eesti esimeses vabariigis ja oli. Ma mõtleks ju, isegi sellel ajal suudeti selline summa kokku ajada. Ja ei olnud internetti, ei olnud midagi ja noh. Ja töötas asi ja nagu Eesti riiki hakati taastama õigusliku järjepidevuse alusel. No esimene asi oleks pealt olema põhiseaduse võtma ju üle, siis järjepidevuse alusel. Aga mis seda tehti? Hakati ju põhiseadust koostama. Kui sa räägid, et sa teed ühte asja, siis pärast sa teed vastupidist. Mida sa siis selle kohta ütled ju? Põhiseadus oleks pidanud kõige alusel. Esmane alus olema see järjepidevus selle põhiseaduse üle võtma. Seda ei tehtud. Ja, need 2 põhiseadust on ööpäev. Hakati uut tegema ja siis hakati sinna juurde seletama, kuidas põhiseadus või järjepidevuse alusel taastatakse. Sõnaga tehti räägiti ühte ja tehti täiesti risti vastupidist. Aga ütlesidki, et nüüd üks asi on see referendumi teema, eks ju, aga teine asi on siis rahvaalgatus. See rahvaalgatus on siis natukene teine süsteem. Rahvaalgatus on natuke teine süsteem, ja rahvaalgatus on selline asi, et kui näiteks mingid inimesed siin, sina, mina ja 3., 4. ja leiame, et meie maal peaks selline seadus kehtima, eks. Näiteks ütleme, et keelab ära kasiinod või mingi lihtne asi või keelab ära alkoholi suvalistes poodides või mingi lihtne asi ilmselt. Või sätestab abielu ainult mehe ja naise vahel ja siis meie tuleme kokku, siis me oleme nagu see seadusandav komitee või mis neil on. Seal on nagu oma nimi sellel rühmal, kes selle koostab, siis seal ilmselt peab ka jurist olema ja siis koostabki siukse seaduse eelnõu, et see siuke meie soov nagu sisse viia, eks. Või näiteks, et me soovime, et Eesti ei võtaks vastu põgenikke, ütleme, musulmani maatest või Afrikast ja mõtleme siukse seaduse ja siis juristidega see vormistatakse seaduseks. Nii, ja siis on nagu erinevad toimimisviisid, aga üldiselt kui see on Šveitsis antakse, siis see ikkagi riigisekretäri kätte, see kinnitab selle, et siuke asi on olnud, et seda ei muudetaks pärast seda. Sa võid ju hakata seda muutma ka ju, eks inimesed on, et see on siuksena on tehtud siuke ettepanek, nii see kinnitatakse ametlikult ja siis sa hakkad allkirju koguma. Mingi aeg on, vanasti oli antud mingi aeg, Šveitsis on aeg, et ma ei tea, mis on 1,5 aastat rahvaalgatusele. Referendumil on 0,5 aastat aega allkirju koguda, aga rahvaalgatusele vist oli 1,5. Ma võin küll eksida, ma ise kirjutan oma raamatu selles, aga ma ei ole tükk aega nüüd lugenud neid asju. Ja hakkad lihtsalt allkirju koguma, allkirjalehed on kuskil mingi digivärk, ega internetti ei ole seal. Seal on ainult inimese allkiri ja niimoodi ma ei tea, mis seal on, aga allkiri vähemalt ja elukoht peab kindlasti olema. Ja lihtsalt niimoodi kogutakse. Ja kui selle sensuse täis saab, siis antakse need lehed nagu ametlikult üle. Et siis ametlikult kontrollitakse, et kas need inimesed kõik on olemas, eks, kas neil on hääleõigus, et nad annavad selle allkirja ja kõik on seadus, see on väga range asi. See ei ole mingi nagu eestlaste allkirjade kogumine internetis, et Lenin, Stalin ja Nikita hääletasid ka ikka kõik on okei, eks. Rahvaalgatus.ee, see on veel kuidagi nagu kontrollitav. Ja siis nagu kui leitakse, et see on siuke asi, siis saadetakse ta kõigepealt vist parlamendile ikkagi vastuvõtmiseks asi. Nendel on õigus kõigepealt see nagu vastu võtta. Ja kui nad sellega ei nõusta, sellega vastuvõtmisega, siis on nagu Eestiski oli, siis läheb ta rahva hääletusele, see rahvaalgatus. Nende inimeste algatus, et need inimesed ise, see rühm inimesi saab tervele ühiskonnale teha ettepaneku sükast, muuta midagi. Teha. Ja kas sa tead, kuidas seal Šveitsis on, et kui siis läheb selle nii-öelda Riigikogu nende arvamusega vastupidi vastuolluse otsus, kas siis ka seal midagi nende seadusandjatega tehakse?
ei ole, et see läheb siis rahvahääletusele, nagu see on nagu ta algselt on vormistatud, seal nagu kinnitatud, sellisena ta läheb. Aga neil on õigus teha nad võivad teha mingi vastuettepaneku, näiteks mingis lahjemas vormis. Sama asi küll, aga mitte nii palju, eks noh. Et noh, mitte, et me ei võta vastu põgenike, Aafrikast, aga Põhja-Aafrikast ikka võtame. Mõned riigid jätame, jah. Ja ikka mõned riigid jätame, umbes siukse vastuettepaneku teevad ja panevad selle, võivad koos sellega hääletusele panna. See on muidugi selle asja nagu lahjendamine kõvasti tegelikult selle, aga nii tehakse. Ja see võtab mitu aastat aega, siis kui need lõpuks läheb rahvahääletusel see küsimus Šveitsis, kui on siuke algatus tehtud ja tavaliselt need algatused seal vist 9 või 10-9 või läbi ei lähe rahva endi omad. Nagu ülejäänud rahvas lükkab nad nagu tagasi. Aga seal on olnud mõned, mis on nagu ka läbi läinud. Keeruline protsess, et üldse sinnamaani jõuda, eks ju. Ja see võtab aega ja aga ikkagi selline asi on täiesti olemas. Ja muidugi kogu see asi toimib Šveitsi konföderatsiooni ulatuses, eks. Terve selle liidu ulatuses. Ja siis selles meil oli Zürichi kantonina näitena, see sama süsteem toimib ka kantoni tasemel ja toimib ka haldusüksuse, omavalitsuse tasemel. Aga selge see, et omavalitsusel sa neid asju, mida allapoole tuleb, seda vähem on nagu otsustada. Ja ma vaatasin seal, see saksakeelne sõna oli Staatswesen, mul meelest oli nagu riigi ülesehituseks või riigi korraldusel. Et palju siis see rahvaalgatus oli sensus seal 1,1 miljoni juures, kui mul õieti meelde, see oli vist 6000. Et ühel oli 3, aga seal siis oli juba rohkem hääli vaja. No ja loomuline. 6000, aga mitte 50, nagu Eestis. Ja ma ei tea, kas seal üldse rahvaalgatust oligi või oli seal ainult referendum. Ma ei tea, mis see Riigikogu komisjon tegi. Sest nii kui see teine valitsus tuli, nii see lükati kähku kõik minema seal mingi. Pole olnud. Jah, rahvas saab Riigikogu komisjonile kirjutada, teha algatuse seal keskkonnas petitsiooni, kaebekirja saab teha ja kaebekirja kirjutaja kutsutakse sinna, nagu Harri Raudvere kutsuti ja ütleme jutumärkides sõimatakse läbi ja nimetatakse, ma ei hakka kutsuma, saadetakse koju tagasi ja kõik sellega lõpeb. Jah. Ei muidugi, iseenesest mõistetavalt sellega kaasnevadki mingisugused ohud, eks ju, aga vähemalt minu hinnangul on küll see, et see süsteem, mis meil praegu on, seal nagu pluss ei olegi, seal on ainult miinused, eks ju. Et kui me võtame selle otsedemokraatia teema, siis see annab ikkagi nagu rahvale võimaluse ja kui rahvas ise on rumal ja mängib oma võimaluse maha, siis ega midagi teha ei ole. Aga see vähemalt nagu annaks selle võimaluse. Ma ei tea, kuidas sina selles suhtud, näed sina selles mingisuguseid miinuseid ka või mingid ohukohti? Ohukoht ongi see sama algatus rohkem, kui see tavaliselt Šveitsis, kui see kehtestati, siis kehtestati see kõik see referendumina. Et nad said nagu poliitikute või valitseja otsust, said näiteks Liechtensteinis täiesti töötab see otsedemokraatia, seal on see Liechtenstein on üldse nagu paljugi Šveitsist üle võtnud, ta on Šveitsi naaber ja seal on vist mingi suur vürst ja tema saab ka vist mingit käske anda, siis selle saab panna nagu referendumile. Et see on selle algatuse korras, et seal võib olla mingisuguseid ohtlikke asju tulla, nagu venelased tegid nagu Lätis. Aga kui see on ainult, et saab panna hääletusele selle võimude või Riigikogu või kellegi nagu sükse otsuse, siis seal on lihtsalt see otsus, see on staatus quo hoidmine või olemasoleva olukorra säilitamine sisuliselt, et ta ei anna mitte midagi juurde. Ta võtab ainult selle ära, mis on nagu tehtud. Jah, et siis sellest võiks nagu Eestis nagu alustada. Ja Šveitsis oli vist 20 aastat oli alguses, kui see 1819. sajandil kehtestati, siis ma ei oska neid aastaarve peast öelda, et millal see kas
1870 kehtestati see üleliiduline referendum ja kuskil 20 aastat hiljem üleliiduline rahvaalgatus. Ja kuidas ta kantonites on olnud, see on iga kantonis on kõik hästi isemoodi, nii et Ja mina olen sellel seisukohal, et see otsedemokraatia või päris demokraatia rakendamine ongi siis ainuke mehhanism, aga kuidas hakata, rahvas on ju praegu, et kui sa ütled inimesele otsedemokraatia, tema mõtleb, et see on, ma ei tea, otsepostitus, koduantila. Ta isegi ei tea, mis asi see on. Et kuidas see rakendamine käiks? No see on ikkagi Šveitsis ju koolides ja igal pool inimesi haritakse ja räägitakse, mis on. Ja siin on ju, kui see rahvahääletus tuleb, eks, Šveitsis tuleb ta kantonis või tuleb ta siis üleliiduline või siis ta on seal kohalikus omavalitsuses. Kõik saavad ju kirjalikud materjalid koju, mis toimub, kuidas see käib, kes on poolt, kes on vastu, mis argumendid on asja vastu. Mis on poolt? Mis argumendid on poolt, kes on vastu, kes on poolt, mis asjad on asja poolt, mis asjad on vastu, mismoodi on hääletamine. No ongi, et inimesed peavad ise olema aktiivsed, eks, ja aktiivselt kaasa mõtlema. Kui see on referendum, siis on kirjas, mis küsimus see oli, eks. Palju hääli koguti ja kes kogusid seal ja kes selle organiseerisid, vaevalt, et kõiki hääli, kõiki, kes seal olid, neid loomulikult saaks kirja panna. Aga kui sellest otsedemokraatist nüüd mõelda, et kui seda Eestis hakata kuskilt samm-sammult rakendama niimoodi, jõudsime selleni, et see referendum oleks nagu mõistlikum, et algatust võib-olla kohe äkki ei hakkaks. Ma arvan ka, jah. Aga et siis kuskil äkki, ma olen ise mõelnud seda, et äkki kohaliku omavalitsuse tasandil, et praegu on ju kohalikel omavalitsustel on olemas õigused mingeid küsitlusi või selliseid asju korraldada, aga need ei ole siduvad. Aga et kui prooviks seda referendumit lihtsalt niimoodi, et kui leidub kuskil Eestis mõni normaalne omavalitsus, kes ütleb, et nii, näed, selline küsimus on meil siin, lihtne näide, see tuulikute teema, et tahetakse tuulikuid panna, et rahvas öelge meile, kas te tahate või ei taha. Nii kuidas teie vastate, nii meie teeme, aumeeste mäng, mingit seadust asja, mitte kuskil midagi sellist kirjas ei ole, aga proovime, vaatame, mis saab. Et kas selline asi oleks nagu mõeldav Eestis? No selline asi oli ka mingil määral, oli valdade liitmine oli ju. Ja siis käisid mingid paarkümmend inimest käisid hääletamas ja niisugused asjad olid. No minu arust see, ma ei saa, mina hetkel küll just tuleb pähe mingid põhjust, et miks ei võiks toimida omavalitsuses. Ainult keegi taha seda panna, keegi taha oma otsustusõigust ära anda, et rahval ei ole midagi vaja. Rahvas söögu maast rohtu umbes niimoodi. Aga ma mõtlengi, et see on siis meiesuguste inimeste selline võib-olla mingi ülesanne, et kuidas seda hakata kuskil vaikselt inimestega juba rääkima, et selline võimalus üldse on. Oma volikogu, oma kohaliku valla volikogu liikmetega võib ju siis rääkida. Et see näitab, et kui seda teha avalikult, siis ka ju üks valitseja ei taha näidata, et rahvas kuidagi halvasti arvab. Et meie peamine loosung on ju see, et me ei saa rahvale anda otsustusõigust, sest rahvas on loll. Jah, see on muidugi ja mis sinna salata, et see argument on ja peab ka paika. Mõne koha peal küll, jah. Aga kes selles siis süüdi on, nemad ise ju. Nemad on ju rahvalt kõik võimaluse ära võtnud ju. Täpselt. Oma arvamusele, oma võimalusele midagi muuta, omale tahtele, kõik on läinud. Kui nende käest küsida, kas tahate, et teil elavad siin rumalad inimesed või tahate selliseid inimesi, kes on poliitikaga kursis ja teavad neid asju, muidugi enamus ei taha, sellepärast, et nad on väga mõnusa ja sooja koha peal, aga nad ei saa seda avalikult ju vähemalt välja öelda. Et kui see teha niimoodi avalikult, et näed, et nüüd siin kohalik vallarahvas tahab ise otsustada, kas te olete sellega nõus, et andke meile siis infot ja me kogume ise infot ja siis me vaatame, mis me arvame. Et kuidagi äkki nii. Seda öeldakse, seda ei tehta, kuskil ei tehta sellist asja. Ma arvan, üks asi on kohe, mis neil argument on. Jah, seda muidugi.
aga see ongi see, et rahvas peab ise, tehakse igasuguseid meeleavaldusi, allkirjade kogumisi ja asja, et need ei vii nagu selles mõttes kuskile. Et aga see, et kui selle suudaks nagu kuskil vähemalt mõnes omavalitsuses läbi suruda ja kui teised inimesed üle Eesti ka näevad, et näed, et meie siin peame näiteks kõrgemat maamaksu maksma, aga siin kuskil teises omavalitsuses mingisugused inimesed tulid kokku ja ütlesid, et meie nüüd võtame otsuse vastu, et meie nii palju ei maksa. Hästi, hästi jabur näide muidugi, sest väga keeruline läbi suruda, aga see annaks võib-olla nagu selle motivatsiooniga üle Eesti, et nagu näed, otsedemokraatia on selline asi, millega saab sellist lahendust pakkuda inimestele. Et kuidagi nagu nii proovida. Sest seda varianti, nii nagu EKRE ka proovis siin, et valitsus kukkus laiali. Kohe, eks ju, kuigi muidugi need kõige suuremad pätid, kelle tõttu see valitsus laiali läks, need läksid ise valitsusse tagasi pärast Keskerakonna näol, eks ju, aga et see oli nagu selline jabur, et oligi näha, et seda lihtsalt ei olnud vaja sellisest otsustusõigust inimestele korraks anda. Ja seda välditakse kiivalt ausalt. Aga siis seda just peaks ju tegema, näha, et mida nad kõige rohkem kardavad, et siis mitte see, et ära mind kibuvitsa peosesse viska, et ärge te siin nüüd... No ma kirjutan siin, et nad kardavad nagu vana kurat välku seda. Ja, täpselt, ongi jah. Et siis just sellega peaks ju lajatama neile. Et lihtsalt oleks vaja rahvas kokku tuua ja neid inimesi tegelikult Eestis ju on, et on ju ka see terverahvas.ee, kus on Emil Rutiku ja Vooglaid ja Markus Järvi ja seal veel teised, kes samamoodi seda otsedemokraatia asja ajavad. On sul nendega ka kokkupuuteid olnud sellel teemal just, ma mõtlen? Ma ei mäleta, et oleks. Me pidasime rahvaalgatusmarssi mitu head aastat. Tallinnast korraldasime. Aga tegelikult see võiks mingisugusest maavallast, ta võiks nagu isegi pihta hakata sellisest väiksemast. Ma ei tea, kui suur vald teil siin on, aga... No ma olen ise ka mõelnud, et siin tasuks proovida, aga ma olen praegu selles staadiumis, et ma tahaks selle endale nagu korralikult selgeks teha. Et nii uisapäisa ei ole seda mõtet tegema hakata. Et mul on veel inimesi, kellega ma tahaks rääkida ja siis võiks proovida. Mulgi vallas siin ka, ta kõige väiksem ei ole. Aga referendumina kõigepealt, et mis see valla volikogu otsustab või valla valitsus otsustab, et vallas elavad inimesed saavad selle nagu siis rahvahääletusele panna, kui see neile ei meeldi. Ja kui siis tagasi lükatakse, siis see asi nagu jääb ära, eks. Tuulikud oleks ju selles suhtes nagu väga hea näide, et ma ei tea, kas see tagasi lükatakse või mitte, aga nagu seda saab ju jah, sest meil siin osa inimesi pooldab ju neid, mis sest seda muidugi, aga vaat seal ongi nüüd see koht, et kui selline allkirjade kogumine läbi läheb ja hakatakse siis tõesti nüüd otsustama, siis need inimesed, kes on nende vastu, aktiviseeruvad ja muidugi aktiviseeruvad ka need, kes on nende poolt. Aga see tekitabki sellise situatsiooni, et inimesed ei passi enam nagu niisama, vahet ei ole, et meist nii midagi ei sõlta. Nad muutuvadki aktiivseks, hakkavad seda infot esiteks otsima, teistele jagama ja siis ongi see, võidab see, kellel on paremad argumendid, nii nagu tegelikult ju peaks olema. Tegelikult küll, jah. Mitte see, kelle käes on jõuõlg või kelle käes on siis massimeedia või kuidas meil siin see praegu töötab, eks. Et vähemalt nagu esiteks see, et see tundub, ka sul see kena skeem on raamatus, kuidas kõik need ülejäänud ühiskonnakorraldused, need jõuavad lõpuks kokku varisemiseni, eks, et ainult see otsedemokraatia ongi see, mis püsima jääb. Et ma muud võimalust nagu ei näe. Ega tegelikult ei olegi, et nagu ega see sugupõlvedega see võim hakkab kogu aeg järjest koonduma ja kogu aeg nagu mingisugune skeem hakkab lihtsalt korduma, mis on siin juba aastatuhandeid kordunud ja ühed ja samad inimesed otsustavad, ühed ja samad inimesed nagu mitte suguvõsad ja kui ühed ja samad inimesed ühed surevad ja teised sünnivad pikemas aja lõikesega, siis see võim koondub mingisuguse seltskonna kätte ja siis mingi nagu kuningaõukond oli, hakkavad mingid intriigid seal ja mingid inimesed, kes on ise nagu üles töötanud, nende käest mindaks võetakse nende vara ära ja täispika intervjuud Jaan Hatoga ja veel teisi põnevaid vestluseid julgete ja inspireerivate inimestega leiate Vanglaplaneedi vastupanuliikumise lehelt aadressilt vastupanuliikumine.ee. Aga enne kui sinna suundute, jagage seda videot kindlasti ka teistega. Saksa patarei seal tulistas lembitatud mitmel korral ja see lembitatus väga raskesse olukorda, ülevalt pommitati ja lennukite pealt ja
ja maalt siis Saksa patareid tulistasid ja seal Lembitul tekkis üks nii roolirike ja seal siis pikalt tuli signaal tagasi tulla. Aga komander vastas, et ei saa tulla, meil on siin hea olla. Liitudes Vanglaplaneedi vastupanuliikumise tasulise paketiga saate ligipääsu lehel olevatele pikematele intervjuudele julgete ja inspireerivate inimestega. Lisaks saate eelisjärjekorras vaadata mõningaid Vanglaplaneedi videoid juba enne seda, kui need avalikuks tehakse. Suur tänu kõigile, kes on Vanglaplaneedi portaali tegevusele toeks olnud ja eestlaste vastupanu vaimu kasvule kaasa aidanud.